kutsusin siia kaamera ette seekord siis Reit sinu, sa oled nüüd saanud seda mängu siin mõnda aega kõrvalt vaadata ja kindlasti on sul oma visioon täiesti olemas, et see kaootiliselt kulgenud veerandfinaalseeria kolmas mäng oli nagu paraku siis meile siis seekord lõppes nagu kaotusega, eks ole, et kuidas sa selle kokku võtaksid, mis siin siis toimus? No, ütleme, see oli niisugune play-off mäng, mis osalt oli nagu sarnane eelmistega, aga samas mingid aspektid olid ka täitsa erinevad, et oli näha, et siin mingid muutused olid tehtud. Meie poolt, mis oli hästi, oli see, et me tegelikult mingi moment saime need ohjad enda kätte, aga me ei suutnud sealt jälle minema saada, kus meil tegelikult oli võimalus võib-olla see asi enda kasuks ära kaalutada. Aga no ütleme, see on play-off ja väiksed asjad maksavad alati, et õnneks meil on üks võimalus veel jäänud ja siis igal juhul proovime siia tagasi tulla. Suuresti just esimesel poolajal jäime selle TalTechi rünnaku pidurdamisega hätta, et oskad sa öelda, et on meil mingit imerohtu, kuidas saada nende agressiivne mäng kuidagi pidama või me ise vaatasingi kõrvalt, et ikkagi tundub, et see samane Kusti mainitud lauad, ründelauad siis nii-öelda, et kipuvad meil ikkagi käest ära kuidagi lipsama. No igal juhul, eks laud oli see, mis meil täna haiget tegi, et 15 palliga me selle lõpuks kaotasime, aga noh, eks seal ongi, tuleb igal juhul proovida need pallid kätte saada ja minna nagu võitlema ja teha kõik, mis on võimalik, et see pall kätte saada, et need on üliolulised hetked. Eriti kui sa mängid pikalt kaitses, tuleb see vise lauda kätte, siis nad saavad uuesti visata, et need on just need on valusad hetked. No igatahes kodus tuleb meil tõenäoliselt siis ikkagi võtta ennast nagu täiesti kokku korralikult ja püüda siis see seeria taas viigistada. Ma ei teagi, on sul mingisugune paar kiiret mõtet, mis oleks nüüd üks 100%, mis oleks need, mis me peaksime kodus nüüd kohe kindlalt kätte võtma, mida vältima 100%, et siit ikkagi siis see seeria viigistada lõppkokkuvõttes? No kindlasti meil on omad mõtted, mida teha teisiti, et selles mõttes see paar on hästi-hästi ühtlane ja tihe tegelikult, et need kõik kolm mängu on näidanud, et need, kes mängu juhivad, vahetuvad, edud on väiksed, kunagi ei tea, kes selle mängu tegelikult võita võib, eks, et väiksed asjad mängivad, nagu ma enne ütlesin, et igal juhul, nagu sa ise ka välja tõid lauapallid, eks me teame tegelikult, kust me saame hästi ka korve, et igal juhul neid kohti veel otsima rohkem. Lõpetuseks küsin viimasena veel, kuidas on sinu jala olukord, et me ei olegi vahepeal võib-olla sinu avalikkuse ees selle kõva häälega rääkinudki, et kuidas su seis praegu on? Vaatan, et ikkagi kargud oled nurka visanud ja täiesti juba kõnnid omal jalal, et mis see olukord praegu on? Noh, olukord läheb paremaks, et ma arvan, kui sinuga joonega panna, siis ma olen juba kiirem. Okei. See on hea uudis. Okei. Sellega võime lõpetada. Aitäh sulle. Tänud.